Nii. Tere! Kas olen kuulda? Ja mina kuulen väga ilusasti. Nii et ma nüüd paigistan Ma oma igaks juhuks mikrofoni ära, tõstin siia ka. just. Tere, siin Tauno ja mina siis räägin natukene informaatika teise kooliastme digiõpikust. Kuna olen üks õpiku autoritest ja eestvedajatest, siis räägime natukene õpiku taustast ja seejärel vaatame siis õpiku osasid ükshaaval. Ja pärast mind siis saavad sõna veel Laine ja Tertu, kes räägivad siis oma õpiku osadest. Võib-olla kõigepealt informaatika kõigepealt sisukorrast, et räägin siis natukene informaatikast Eestis, et kuidas see digiõpik siis alguse sai ja seejärel siis informaatika digiõpikust, et millised raamid olid meile ette antud, et kuidas nägi välja protsess ja milline oli siis see tulemus. Ning seejärel vaatame siis ükshaaval digiõpiku osasid, milleks on programmeerimine, digimeedia ja digihügieen. Et kui teil on mingisuguseid küsimusi, siis saate siin chatis küsida ja reageerida, et ma üritan nendele siis siin reageerida ja vastata. On teil praegu juba äkki mõni küsimus tekkinud? Tundub, et ei ole. Ja loodan, et siis kuulete mind ilusti. Alustan siis sellise 10-minutilise sissejuhatusega ja räägin sellest digiõpiku taustast ning selle ülesehitusest. Et kõigepealt tuleks alustada siis üldse hetke olukorrast, et mis seis meil on informaatikaga Eestis siis esimeses ja teises kooliastmes. Ilmselt siis seis on selline, et kui vaadata õppekava, siis on küll informaatika teemasid erinevates kohtades mainitud, aga eraldi sellist iseseisvat õppeainet selle kohast õppekava siis esimeses kooliastmes sellisel kujul ei ole eriti leida. Küll aga teises kooliastmes on olemas siis informaatika valikainena ja seal on siis põgusalt õpitulemustena ja teemadena loetletud erinevad teemad, nagu näiteks siis tekstitöötlus, failide haldamine, infootsing, töö andmetega, esitluse koostamine ja referaadi vormindamine. Nüüd, kui mõelda nende teemade peale, siis nad on nagu käsitletavad erineva süvenemisastmega, et iseenesest võib tekstitöötlusega veeta terve veerandi poolaasta, võib-olla isegi terve kursuse, aga on ka võimalik nad tegelikult õpetada ka juba 1 aastaga ära. Ja nüüd, kui vaadata neid teemasid, siis on ilmselt ka teemasid, mida juba koolides õpetatakse ja mida saaks siis lisaks nendele rohkem käsitleda. Nüüd, selle digiõpiku eesmärk tegelikult ongi pakkuda välja siis lisateemasid. Et need on siis teemad, mida oleks võimalik siis esimeses ja teises kooliastmes õpetada. Nüüd teine aspekt, mida siis informaatika digiõpiku juures võiks vaadata, on see, et kuidas seda kasutada. Et digiõpiku mõte on siis selline, et saaks seda kasutada siis 3 erineva stsenaariumi järgi. Et üks võimalus ongi, et võtate näiteks õpiku teemad ette, hakkate neid järjest õpetama ja sellisena saab terve valikaine õpetatud. Küll aga oli meil nõue ka selline, et näiteks kui on soov ühele osale kontsentreerida, siis oleks võimalik neid osasid ka iseseisvalt selliselt läbida. Et olgu see siis programmeerimise osa, olgu see siis robootika või näiteks 3D printimine või lihtsalt pilditöötlus, mõni turvalisuse teema, et neid oleks siis võimalik ka lihtsalt eraldi iseseisvate moodulitena selliselt näiteks informaatika aines kombineerida. Ja 3. stsenaarium on siis nende teemade lõimimine õppeainetesse. Et kui te võtate näiteks selle ühe teema seal
olgu see siis sama programmeerimise näide, et seda on võimalik siis õpetada erinevates tundides, lõimides või siis samamoodi ka turvalisust, et see oleks ka üks võimalus. Hiljem me näeme, et siis ka vastavalt on siis erinevalt ka lähenetud. Ja kui nüüd veel vaadata raame, mis meil ette anti, siis olid juba olemas tegelikult, mida see õpik sisaldama peab. Et olid olemas õpitulemused, olid olemas teemad, mis seal olema peavad, et meie neid pole nagu otseselt välja mõelnud, need olid ette antud, meie ülesanne oli siis muuta neid eakohaseks õpetajatele sobivaks kasutamiseks ja nii edasi. Et olemas olid siis need stsenaariumid, millest ma rääkisin, siis olid 3 õppeteemat, see on siis turvalisuse teema, digimeedia teema ja programmeerimise ja robootika teema. Ning iga teema siis pidi olema 35 tundi. Lisaks oli seal hulk tehnilisi nõudeid, nagu näiteks, et seal peaks olema otsingumootor, et seal oleks kasutatav siis näiteks vaegnägijatele ja nii edasi. Nüüd üks tingimus veel, mida tasub nagu tähele panna, on see, et ei ole nagu mõtet ise jalgratast leiutada, selleks oli kohustus kasutada olemasolevaid õppematerjale. Et kus te seda näha võite, on seal, kus on näiteks videod, mis on erinevates kohtades juba varem kasutuses olnud, HITSA õppematerjalidest erinevaid viiteid, et oleme siis ka sellisel juhul püüdnud viidata, kui me oleme kuskilt kasutanud midagi ja proovinud neid siis üheks tervikuks ühendada. Ja samuti oleme ise loonud juurde siis ainekavad ja tunnikavad, et õpetajal oleks mugav siis vaadata, kuidas teatud teemat teatud tunnis siis õpetada. Nii palju siis taustast, aga vaatame siis ka natukene seda digiõpiku sisulist poolt. Et kui te mõtlete nüüd, mis see digiõpik on võrreldes tavaõpikuga või mis need on eelised, mis on need miinused, siis ilmselt paberilõhna digiõpikuga ei tunne. Küll aga võib-olla on seal võimalik näiteks videoid paremini integreerida. Kui on kuskil midagi valesti, trükiviga on seda võimalik kiiremini parandada, võib-olla ka uuendada mingeid asju. Samas on see informatsiooni haaramine seal ka natukene teistmoodi. Et siin tasub nagu mõelda, et mis need võimalused on võrreldes tavaõpikuga, aga samas ju tegelikult üks nõue oli ka see, et digiõpik oleks välja prinditav ehk siis kasutatav ka tavaõpikuna. Okei, videoid võib-olla ei saa niimoodi printida välja. Iseenesest saaks ka kuidagi, aga sellisel juhul siis õpetajal on võimalus videot vaadata ja seda nii-öelda siis taas esitada või kuidagi kasutada. Aga selleks, et oleks veel mingit digiõpiku võimalusi kasutatud, oleme sinna lisanud ka siis selliseid interaktiivseid slaide ja mõnes kohas teisi võimalusi. Nüüd informaatika digiõpik ise asub siis aadressil digiopik.it.ee, mis on siis lühiaadress, mis suunab Course'is lehele, kus avaneb teile siis selline lehekülg, nagu on siin slaidil näha. Jah, et see aadress ilmus ka siia chatti nüüd. Et selle aadressi kaudu jõuate avalehele, kus on siis informaatika digiõpik, kus on siis 2 kooliastet ja õpetajate materjalid siis eraldi. Et kui siin üleval vasakul nurgas siis valida digiõpikud, saate lugeda natukene rohkem nende koostajate kohta, mis on nende selle õpikute eesmärk ja kuidas siis neid täpsemalt kasutada. Lühiülevaate ma ka siin praegu andsin. Aga siis on meil olemas siis nii esimene kooliaste kui ka teine kooliaste. Ja siin tänases seminaris siis vaatamegi teise kooliastme teemasid, milleks on siis digimeedia, programmeerimine ja digihügieen.
Ja siis tõesti, nagu ma mainisin, et neid teemasid paremini koolis õpetada, on antud ka sellised soovituslikud materjalid, ainekavad ja tunnikavad siis õpetajatele. Nii, aga äkki siis vaatamegi esimest ühe õppeteema näitel, et millised need õppematerjalid on. Et saate ise ka neid digiopik.it.ee samal ajal näiteks sirvida. Ja kuna ma siin juba puldis olen, siis ma räägin siis programmeerimise õppeteemast. Et ilmselt tuleb ka siia natukene lühem aadress, leiab selle üles ka siit esilehelt, et kui te lähete digiopik.it.ee ja valite programmeerimine, siis jõuategi programmeerimise teema juurde. Ja teise kooliastme siis programmeerimise teema olen ma ise loonud ning selle tundide jaotus näeb siis välja selline. Nüüd, kuna siin oligi see nõue, et oleks erinevatel stsenaariumitena need tunnid kasutatavad, siis on siin ka erinevalt lähenetud. Et programmeerimise osa koosneb siis 3 plokist, iga plokk on 10 tundi. Esimene neist on siis programmeerimise sissejuhatus. Teine osa on siis programmeerimine erinevates ainetes, kus saame siis vaadata näiteid, kuidas seda lõimida erinevatesse ainetesse. Ja 3. on siis eraldi robootika osa. Eesmärk oleks siis anda selline põhi nendest teemadest õpilasele, et tal oleks siis, et ei oleks enam lihtsalt mänguline, kus ta peab etteantud missiooni täitma, vaid ta saaks ka ise midagi juba luua. Võrreldes siis esimese kooliastmega, seal on siis sellised mängulised keskkonnad, kus nad saavad siis nii-öelda mängida ja missioone täita, kas siis äppidega või veebilehtedel. Et jõuda sellised programmeerimise teadmiseni, siis siin on valikus näiteks Scratch, mis võimaldab siis väga erinevaid projekte juba ise luua. Aga vaatame siis neid osasid ka natukene koos näidetega siin slaidi esitlusel. Esimene osa on siis programmeerimise sissejuhatus, et siin on 2 erinevat tüüpi ülesandeid. Et siin on üks näide, et on rakendatud ka paberi ja pliiatsiga programmeerimist. Et see on siis selline sissejuhatus, kus antakse ruudustikus siis programm ja õpilane peab siis vastavalt sellele programmile värvima ruudud. Hiljem nad saavad siis omavahel, üks näiteks kirjutab programmi ja siis teine paariline saab siis värvida vastavalt kas mingi kujundi või mis sealt välja tuleb, vastavalt sellele programmile algoritmile. Aga selle esimeses osas on veel lisaks sellisele tegevusele ka Scratch ja Scratchi puhul on siis sellised välja prinditavad töölehed, mis on siis põhinevad Scratchi enda katsetatud ja soovitatud töölehtedele, küll aga need on siis eestikeelsed ja need on siis natukene modifitseeritud, et nad läheksid vastavalt siis teemasse. Siin on siis näide Tamagotsist, kellel on Tamagotsi olnud, see vast teab, aga selline väike lemmikloom ja siis erinevad nuppe vajutades see lemmikloom siis teeb erinevaid tegevusi. Näiteks siin see ahvipoiss ütleb, minu nimi on Kiki ja lääpuud. Ja siis ütleb minu nimi Kiki. Nüüd, kui vaadata edasi, siis siin on veel üks näide ka sellisest olulisest osast, milleks on testimine. Et testimise osa oleme sisse lisanud selliselt, et on Scratchi poolikud programmid ja õpilase ülesanne on siis neid katsetada, vaadata, mis seal nagu võiks paremini olla ja neid täiendada. Selle eesmärk oleks siis ka aru saada võõrast programmikoodist ja proovida seda testida, katsetada ja täiendada. Et siin on üks siis Scratchi näide, mille leiate sealt õpikust.
Nüüd teine osa on siis lõimimine erinevatesse ainetesse. Siin on siis kasutatud ka sellist komplekti nagu Makey, mida on siis ka kitsakoolitustel reklaamitud. Et Scratchiga on ühendatud siis Makey komplekt, kus saab siis joonistada paberile grafiitpliiatsiga või teha hõbepaberist erinevaid näiteks muusikainstrumente või siis joonistada lihtsalt loom ja programmeerida näiteks, et kui selle looma peale vajutad või selle pildi peale, siis tuleb vastav heli. Et see on siis selline võimalus näiteks muusikat teha. Küll aga seal on veel näiteid teistest ainetest veel. Ja nüüd kolmas osa on siis robootika. Robootika põhimõte on hetkel selline, et see on ehitatud M-boti roboti peale, küll aga on koostatud siis sellised ülesanded, mis on siis tehtavad ka näiteks Lego robotitega või muude sarnaste hariduslike robotitega. Et siin on ka näide rühmatööst, kus on vaja siis joonistada linn ja siis panna need robotid mööda jooni liikuma. Et selline traditsiooniline joone järgimise algoritm. Ja sinna saab ka siis erinevaid stsenaariume juurde mõelda. Need on siis 3 programmeerimise teema osa. Ja võib-olla enne veel, kui lähme edasi, ma küsin, kas on vahepeal mingeid küsimusi või mõtteid juba tekkinud, kes on saanud ka juba sirvida, et midagi seal küsida, kommenteerida. Et pange tähele, et ka esilehel on siis selline osa nagu tagasiside, kuhu saate alati teada anda, kui näete kuskil midagi soovitada, midagi, mis vajab muutmist, parandamist või siis ka lihtsalt kiita, kui midagi olete kasutanud ja see on õnnestunud. Aga küsige siin chatis, kirjutage küsimus, kui on mõni küsimus praegu juba tekkinud. No tundub, et hetkel vist küsimusi ei ole, et siis saame anda vist Tertule sõna, kes saab siis tutvustada omakorda digimeedia osa. Ja kui tekib küsimusi, siis veel pärast lõpus küsida. Nii, Tertu, kas sa oled kuuldel? Saad sa rääkida? Nii, kas ma olen kuuldel? On ilusti kuulda. Võtan ennast maha nüüd. Nii, tere siis ka minu poolt. Minu nimi on Tertu Tammaru ja mina olin siis teise kooliastme digimeedia õppeteema loojaks. Ise tegelikult töötan alles alustava õpetajana ja see digimeedia õppeteema koostamine oligi siis minu magistritöö sisuliselt. Nii et üritan siis anda sellest ka põgusa ülevaate. Tauno, saad sa mul järgmise slaidi ette panna? Nii, nagu ka Tauno rääkis, siis sarnaselt on ka digimeedia teema siis jaotatud 3 erinevasse ossa. Esimene osa on siis arvutigraafika, kus siis räägitakse ära, mis on rastergraafika ja vektorgraafika. Rastergraafika siis pilditöötluse näitel ja vektorgraafika siis vektorgraafika näitel nagu ikka. Ja kindlasti alguses on selline põletav teema nagu autoriõigused, mis siis tuleks ka teises kooliastmes üle vaadata ja kindlasti ka õpilastele selgeks teha. Teises osas on keskendutud siis 3D disainile. Kõik tunni haaval läheb see asi keerulisemaks. Ehk selline praeguse ajahetke suhteliselt põnev teema ilmselt nii õpetajatele kui ka lastele. Et alustame siis üksikute ruumiliste kujundite tegemisega ja lähme siis järk-järgult spetsiifilisemaks ja võimalik on ka siis printida neid tehtud objekte, kui koolil on see võimalus olemas. Et 16. tund näiteks on keskendunud siis printimise ettevalmistusele. Ja kolmas osa on siis heli- ja videotöötlus, ehk siis kuidas heli salvestada, kuidas seda töödelda, mis programmidega, mis on hea töötlus, mis halb töötlus ja nii edasi.
ning lõpuks ka siis videotöötlus, mis on tänapäeva ühiskonnas ja just noorte seas ka kindlasti üks nagu selliseid kuumimaid teemasid, et kindlasti ka teisel kooliastmel on selliseid tunde põnev läbi käia. Nii võtaksin järgmise slaidi. Nii, räägingi siis põgusalt kõik 3 osa läbi. Arvutigraafikas olen siis materjalid koostanud niimoodi, et on teooria ja siis lisaks teooriale ka siis mõned kinnistavad küsimused. Siin kõrval on ekraanipildid. Esimene ekraanipilt on see, mis räägib lahti rastergraafika ja näiteks selle sama teooria osa üks kinnistav ülesanne on siis näha siin teisel ekraanipildil, kus on need S-tähed ja ongi siis tarvis liigitada tunnuste ja piltide järgi siis, mis on rastergraafika ja mis vektorgraafika tunnused ja pildid. Et selline vahva ülesanne, mis saab automaatselt kontrollida, saab laps teada, mida ja kui palju ta siis vastava teema kohta teab. Ja arvutigraafikas näiteks vektorgraafika osa on just Inkscape'i programmi peal ja siis olen loonud ka sellised tööriistade kasutamise juhendid, mis on siin vasakul, kus on ring ja ovaal ekraanipildina ehk et võimalikult üksikasjalikult siis kõik võimalused lahti seletatud, mis ühe või teise tööriistaga saab teha, et siis oleks lõpuülesanne võimalikult lihtne lapsel teha ja siis vajadusel saab ta ka muidugi neid juhendeid siis üle vaadata. Ja siin all paremal ongi mul ekraanipilt ka hetkest, kus on Inkscape'i programmi selline suurem töö. Et tuli selline mõte, et lasta neil teha mingisugune kaart, mõni kutse, mingisugune plakat. Et vastavad juhised erinevate kujundite kasutamiseks, teksti kasutamiseks on ette ära antud. Ja kindlasti ei pane siin kätt ette ka mis iganes aine lõimimisel ehk et seesama kaart võib olla mingisuguse kunstiõpetuse töö, fotograafiaga lõimida matemaatikaga kindlasti erinevad kujundid ja nende kasutamine ja nii edasi, et võimalusi on tegelikult, kui mõtlema hakata ja natukenegi loovalt mõelda, siis pea iga ainega seda lõimida. Nii, räägiks edasi. Võtaks teise slaidi. Nii, teine osa põletav ja väga oluline teema 3D disain. Nagu enne juba mainisin, siis see osa on ka ette planeeritud niimoodi, et võimalikult lihtsast edasi minna raskemaks. Et siin samamoodi sammulised juhendid, teooria osa on jälle erinevate ülesannetega kokku põimunud. Siin on jälle esimene ekraanipilt sellisest toredast ülesandest, et on memoriinimäng, kus näiteks ruumilisele kujundile peaks leidma siis vastava tasandilise kujundi, mis kindlasti ka lastele rõõmu pakub. Siis edasi juhendid on siin nüüd ka juba videokujul ehk erinevate videode abil õppida. Ja siin on ka võimalus see, et lasta lastel ise vaadata, iseseisvalt toimetada või siis vaadata ära video koos õpetajaga ja siis iseseisvalt toimetada või siis tehagi asju paralleelselt. Ja SketchUp, mis on siis nii-öelda see 3D disaini kõrgem level siin minu digimeedia osas, et siin on ka nii-öelda duubeldatud ehk et on tehtud videojuhendid ja sama asja kohta ka nii-öelda samm-sammuline juhend, et on võimalus siis mõlemat kasutada, et kellele kuidas, et võib-olla see videojuhend ja kirjaline juhend nii-öelda täiendavad siis teineteist. Ja ülesanded on taaskord hästi sellised praktilised. Näiteks, et SketchUpi ülesanne ongi üks, et modelleerida üks korralik tool. Et tegelikult see tooli nii-öelda tegemine algabki ju ühest korralikust projektist või joonisest, mida siin siis koos lastega saab elavalt nii-öelda läbi teha. Ja taaskord lõimimisvõimalusi on alla tohutult, kunstiõpetus, matemaatika, tehnoloogiaõpetus, mis iganes veel loovus kätte nii-öelda annab. Nii, ja läheks edasi siis heli- ja videotöötlusega. Tegelikult see osa oli kõige keerulisem, kui vaadata seda, mis
mis temaatika ja asjad meil olid ette antud. Ehk et kui hakata vaatama heli osa, siis mul olid ette antud sellised hästi, kuidas nüüd öelda, spetsiifilised mõisted, näiteks nagu võnkekõver või tsükkel või ma ei oskagi öelda, periood ja nii edasi, mis tegelikult, kui vaadata õppekavasse, tuleb lastel alles 8. klassis füüsikaga, et 4.–6. klass selle teemaga nii-öelda enne nii väga kokku puutunud ei ole. Ja seetõttu oligi nagu hästi keeruline panna seda nii-öelda mõistet teise kooliastme jaoks mõistetavasse keelde. Nii et see ongi selline üks kitsaskoht selle materjali juures, et tegin endast oleneva, et see saaks võimalikult lapsepärane, aga kindlasti nagu kui vaadata füüsikaõpetajana seda materjali, siis kindlasti on seal hästi palju sellist kaheldavust sees, nii et sellega tuleks siin arvestada. Tegemist on siiski 4.–6. klassiga. Aga siin on lisaks nii-öelda minu enda loodud ülesannetele kasutatud ka ühe õpetaja loodud ülesannet ja siin siis integreeritud Learning Appsi ülesanne, mis on ka vahva siis mõiste ja selle seletus nii-öelda kokku viia. Nii, ja nüüd slaidi vahetamine viis mu mõtte mujale, aga proovin uuesti edasi mõelda. Heli iseenesest salvestamine ja töötlemine on kindlasti laste jaoks põnev ja seda on soovitatud teha siin Audacity programmiga, mis on tasuta saadav ja taaskord on lõimitud neid hästi palju nagu näiteks minul endal tuli mõte kohe, et saaks teha mingisuguse raadiosaate või intervjuu või uudise või ilmateate, et mida siis sisse lugeda ja siis panna nii-öelda võimalikult heasse vormi ja siis kasutada erinevaid seadistusi, mis seal teha saab, et tuua nii-öelda see fade in ja fade out sisse. Kindlasti lastel on lõbus ka oma häält kuulda kiirelt ja aeglaselt või siis peenikeselt ja madalalt, et need võimalused on ette antud. Siin on samamoodi enamasti juhendvideod aitavad seda lastel teha ja videotöötluses täpselt samamoodi on tegelikult nõks keeruline sellega, et millist programmi kasutada, sest et nagu ikka, me peame olema platvormi sõbralikud ehk et me ei saa ühele platvormile keskenduda ja sellist ühtset tasuta ja head ja korralikku videotöötlusprogrammi leida oli päris keeruline. Ühe ma siiski leidsin, kui ma õigesti mäletan, oli see OpenShot Editor, mille peale siis ka ise tegin ühe juhendvideo, et kuidas siis seal asju teha, kuidas lisada pilti, teksti vahele, erinevaid klippe lõigata, heli taustale lisada ja nii edasi, et ka need ülesanded on seal olemas. Nii, ja nüüd minu poolt oleks enam-vähem kõik, kui ei ole küsimusi või kui on küsimusi, siis palun küsige. Ja, aitäh Tertule, et kui on küsimusi, siis jällegi julgelt kasutage seda chati võimalust ja pange sinna kirja, aga võib-olla te kogute praegu veel mõtteid ja siis olete valmis lõpus seda oma küsimused siis veel esitama. Ja kolmas teema on seal digihügieeni teema, mille autor siis on Laine. Ma annangi kohe Lainele sõna ja siis jällegi võtan oma hääle maha, vaatame, kuidas. Nii, Laine proovi rääkida, vaatame, kas meil õnnestub. Kontrolli, kas ülevalt see roheline mikrofon on roheline. Nii, pane natuke häält juurde, siis me kuuleme paremini, muidu on juba täitsa olemas. Ja no juba parem. Juba parem, tähendab, kui just seda kuskilt juurde keerata, ma räägi siis kõvemini, kui sobib. Ikka vaikne veel või? Mul ei ole kohta, kus panna.
keegi ei kuule mitte midagi. Mikrofoni märgi all on seal, saab helitugevust natuke märkida või omale suuremaks, proovi äkki sealt, et seesama mikrofoni, kui sa noole peale vajutad, siis sealt saab ka seda häält. Või siis panna oma arvutist siit juurde kohe. Nii. Jah, juba siin ongi, et ei kuule praegu. Nii, Laine proovib veel leida. Ma teen nii kaua, ütlen paar sõna selle digiõpiku kohta veel juurde, nii kaua kuni Laine vaatab, kas ta saab omal häält siin juurde. Et selle digiõpiku puhul on üks huvitav asi veel, et kui seal on 3 õpiteemat iga selle osa juures, siis tegelikult igaüks neist lõpeb ka projektiga. Ehk siis on selline korda pikem kõiki õpitud asju kokkuvõttev projekt, millest me ei ole veel praegu rääkinud, mis annab siis võimaluse tõesti kinnistada, panna ennast proovile ja teha siis midagi uut ja põnevat, kasutades siis neid teadmisi, mis on juba siis varem õpitud. Nii et see on üks asi, mida ma tahtsin veel lisada, mis jäi enne ütlemata. Nii, Laine, kuidas on? Kas sulle õnnestub nüüd saada häält juurde? Nii, siin käsi püsti. Võib-olla ütlen paar sõna ise ka veel juurde peale. Et esiteks on selline asi, et need teemad ja õppematerjalid on kindlasti jooksvalt nagu täiendamisel. Meil teevad erinevad õpilased ja ka tegevõpetajad näiteks videoid, parandavad veel tunnimaterjale ja neid materjale on ka piloteeritud päris suures ulatuses. Kindlasti mitte kõiki tunde, aga täpselt numbrit ma ei oska nüüd öelda või seda arvu, aga neid oli ikkagi mitukümmend, mis neid juba läbi piloteeritud on. Ja kindlasti, kui teil on küsimus kasutamise kohta, siis ma tean, et näiteks Opiku puhul, mis on nüüd kasutusel ka õppematerjali keskkonnaga, on seal erinevaid võrdlusmomente selle keskkonnaga, siis meie idee oli selline, et kasutamiseks saab ka nagu ise valida, et kas tõesti õpilasi suunata nendele lehekülgedele, kas luua ise õppematerjal, kopeerida sealt, kasutada neid linke, videoid ja näiteks miks mitte siis luua Moodle'i kursus, kuhu saab neid kõiki integreerida selliselt, et endal oleks mugavam, et seda nii-öelda kasutajahaldust nendes õppematerjalides ei ole, vaid on just selline kõigile avalik, avatud õppematerjal. Nii, keegi aevastas. Mina. Kas nüüd on paremini kuulda? Natukene on küll parem. Ma püüan rääkida, aga ma ei tea, kas kuulete. Kas nüüd kuulete? Ma räägin nüüd, kas nüüd kuulete? Minu mikrofon näitab, et töötab väga hästi. Jah, nüüd kuuleme. Aga aeg vaikselt või? No, räägin siis. Jah? Siis on hästi. Mina olen siis Laine Aluja, näete Titeruste tulemuse lõpuks jõudsime nii kaugele, et teile rääkida teist ja räägin siis hügieeni osas. Digihügieen on põhimõtteliselt kõige lähem võib-olla sellele tavalisele informaatikale, mida me informatikatundides õpetame. Ja selleks, et te paremini aru saaksite, mida ma räägin, väga tore, kui te avaksite lahknast hügieeni enda. Sellepärast, et ega see pilt, mis näitma seda pilti, eriti midagi vaadata ei ole, aga kui te püüate siis järgida seda võtaksime ette järgmine. Ja nüüd 22. õppetunnis on siis tegelikult
üks kõige parem video, mis ma olen nendest õppimatult üles pannud, selle Peeter Norra 1 minuti loeng, ta kestab rohkem kui 1 minut, mis lahti, mis ise, kui need materjali looma hakkasin, see oli küsimärk ka minu jaoks, et mis see digihügieen tegelikult on. Ja kui te ka vaatate selle video ära ja alustate ka selle osaga, siis võib-olla aitab see teil ka mõista, mida see digihügieen tegelikult. Võtame slaidi ja selle järgmise slaidi peal digihügieeni osa koosneb 3 põhiosast. Osa on 10-tunnine, 3 osa kokku, pluss veel 5-tunnine projekti osa, kus võetakse teema kokku. Nüüd materjali ennast toodud võib kasutada kõige 1 õppeaasta jooksul, aga see ei ole täpselt nii mõeldud, kindlasti peaks nii olema, vaid seda võib kasutada ka üksikteemadena, näiteks informaatikateemadena, aga seda võib kasutada näiteks ka klasside tunnis üksikute mõistete tutvustamiseks õpilastele toredate tööde tegemiseks. Siis mida või mis see materjal veel sisaldab? Põhiliselt sisaldab siis 40, enam-vähem umbes 40 mõistet, siis 20 erinevat metoodikat nende mõistete õppimiseks tegevusteks ja umbes 15 huvitavat vahendit siis ülesannete sooritamiseks. Võtame ja nüüd seda materjali läbides õpilased sooritavad õppides teste, harjutusi, loomulikult videosid, kusjuures slaididena õpilastele. Nii. Halloo, ma nüüd segan. Laine, kas sa kuuled mind? Natuke kaob see heli praegu ära. Päriselt kaob ära, aga nüüd? Nüüd on jälle parem. Nüüd on parem. Mul vahepeal vist kaob suust ära. Nii, ma jätkan siis. Ja nüüd nende teemade juures, kus õpilased loovad õppides materjali, loovad ise esitusi, diagramme, tabelit, kaarti, õpniku informaatikas tooma erinevaid mõistekaarte ja tabeleid ja tekstitöötlus ja esitus sees. Kõikide nende osade jaoks on ka olemas juhendid ja nad õpivad vahendeid läbi teema. Võrdlevad, analüüsivad tulemusi ja siis teevad kas kaasad töödrühmad, kaaristuvad või ettekandeid. Ja loomulikult võib ka neid töid ainult võib ka praktilist paber, pliiats, plakat, neid võivad olla kõik, ei pea olema kindlasti digitaalsed. Sõltuvad sellest, kuidas õpilased on harjunud tegema või neid teemasid õppima. Võtame palun järgmist. Nüüd esimene osa on siis digitehnika internet. Tõin siia välja slaidi peal kõik need mõisted teema läbi peaks nüüd siis saama. Ja kõiki neid teemasid läbides, kui õpikul, seal on õpik ees ja kui te näiteks vaatate seal näiteks tarkvaralise jaatlus, kõigepealt on siis esitlus, kus õpilane saab õppida uusi mõisteid, selgitused selle kohta, siis on väikene test siin vahel, test on siis tehtud ja järgmine teema on siis jälle väikese esitusega välja toodud. Neid esitusi ja neid teste võivad siis õpilased ise seda teha, aga saab juhendada ja suunata tööd tegema ja kõik need tunnid lõpevad siis konkreetse praktilise ülesandega, mille siis õpilane peab tegema vastavalt teemale, mida on teinud. Tunnis peab joonistama koomiksi. Ja nüüd on see koht, kus koomiksist laseb õpilane paberile, pliiatsiga või siis veebipõhist vahendit.
mida võib siis kasutada. Nii, Laine kaob jälle ära. Nii. Et kuidagi midagi seal hästi segab seda heli. Ma ei tea, mis asi seal on, aga miski praegu kipub segama. Nii, aga tulin tagasi, kuidas nüüd on? Jah, aga lihtsalt võib-olla siis püüad lihtsalt natukene kiiremini, et siis ei kao ära, sest muidu ta kipub kuidagi natuke minema kaduma. On ju? Et räägin aeglasemalt. No selles mõttes, et... Aina, kas sul on muidu praegu kõrvaklapid ka? Jah, on kõrvaklapid. Äkki tuleb see kaja, imelik kaja tuleb sisse, nagu kui pikemad laused on. No siis ma katsun lühemate lausetega aeglasemalt äkki rääkida, äkki siis tuleb paremini. Et õpilastel on siis iga teema juures praktiline ülesanne ja kui nad oma praktilisi ülesanne sooritavad, siis võimalus lasta õpilastega seda tulemust tutvustada. Ja põhimõtteliselt enam-vähem kõik need õppetunnid üles ehitada ka. Ja võtame nüüd järgmine slaidi. Suhtlemine internetis. Täpselt samamoodi, kui te nüüd saate ise ka avada, nüüd see õpik on lahti selle teise osa, siis te näete, et siin on ka need teemad üles ehitatud selliselt on kas esitlus, praktiline ülesanne, õpetusega, kuidas seda sooritada, või siis on ette antud niisugune test või harjutus, aga need testid ja harjutused võivad olla ka esitluse sees. Ei pruugi olla siis eraldi välja toodud, vaid selle esitluse sees, mida õppinud parasjagu töötab, mille materjali. Võtame kolmanda osa ka veel ette ja ühe vahendina, mis on siis materjalidest välja toodud, on või vahendina või meetodina mõistekaardid, järgi siis õpilane saab uusi mõisteid õppida. Ja kui me läheksime nüüd selle lõpuprojekti juurde, kui te võtaksite lahti õpikud vaatavad lõpuprojekti, selles lõpuprojektis on siis antud materjal 5 tunni jaoks ja selle lõpuprojekti käigus siis õpilased peaksid üle vaatama kogu selle materjali, mida õppinud ja siis koostama mängukese, mida ise mängides ja oma lastes saavad nad kogu seda materjali korrata. Aga mina ise näiteks informaatikatundides seda materjali selliselt, et võtan selle osa, tõstan ümber materjalidesse, järgi siis igal juhul õpetaja saab ise otsustada, ta võtab selle tunni õpikust või võtab ka sellest õpikust osa ja kasutab. Nii, aga minu poolt oleks siis kõik, et kui on küsimusi. Aitäh, et natukene selline lünklik oli, aga ilmselt need slaidid siis toetasid ja küsige julgelt. Ja, absoluutselt, et seda sama esitlust ja neid mõtteid saab kenasti jagada, et ma võib-olla võtan korra selle Laine jutu niimoodi lühidalt kokku, kuna see kippus niimoodi meil pisut siin kuskile avarustesse lainetama minema kohati. Et asja mõte on jah see, et siin on tõesti sellised erinevad 3 osa digiohutuse koha pealt, mida saab kasutada siis kas jällegi erinevate tundide osana või siis täiesti eraldi teemakäsitlusena. Ja kõik need asjad on tegelikult sellised, mida on meil väga-väga vaja õpilastele õpetada juba sellepärast, et nad oleksid sellised teadlikud ja vastutustundlikud siis digitarbijad ja veebis käitujad. Nii et need on keerulised teemad, neid ei ole lihtne käsitleda ja ma usun, et selle õpiku abil leiate siit kindlasti mõtteid, millega siis seda oma õpilastega selgemaks ja arusaadavamaks teha ja võib-olla neist siis kasvatada just seda, et nad oskaksid ise paremini toime tulema. Ja selle sama veebiseminari osa ja siis samamoodi ka siis selle esitluse me jagame teiega. Selle info ma saadan teile ka.
et kahju küll jah, et meil heli siin vahepeal läks natukene kehvemaks, kui oleks tore, aga midagi pole teha. Nii, kas on veel küsimusi äkki? Et praegu on meil kõik siin kenasti olemas ja on võimalus kohe otse allikastel küsida. Hetkel tundub, et keegi siin pole küsimas midagi, ju siis oli arusaadav, et igal juhul tutvuge selle digiõpikuga, kindlasti kasutage oma õpilastega seda. On plaanis lähiajal ka teha koolitused, ehk siis need õpetajad, kes ei tunne ennast võib-olla nii kindlalt, et ise kohe materjaliga alustada ja tahaksid seda koos autoritega või koolitajatega läbi teha, siis nendel on see võimalus, et nad saavad siis koolitusel osaleda ja siis oma õpilastega juba alustada. Kes tunneb ennast juba ise natukene kindlamalt, see võib julgelt kohe ise katsetama hakata ja valida sealt välja just need osad, mis ennast kõnetavad ja mis õpilastele õppetöösse kõige paremini sobivad. Nii et selles mõttes julgustan teid kindlasti katsetama ja proovima. Ja nagu Tauno enne ütles, seal on olemas ka tagasiside koht. Ehk siis kui teil on näiteks sama teema juurde soovitada mõni teine väga hea keskkond või rakendus või mõni mõte, mida võiks selle sama teema juures kasutada, siis võib selle kõik meile läkitada. Või siis nii nagu juhtub nende digivahenditega ja keskkondadega väga sageli, et need muutuvad kas seal tasuta vabalt kasutatavaks tasuliseks või pannakse mingid kitsendavad tingimused, et kui ka seda märkate, siis tasub alati teada anda ja siis me lihtsalt püüame leida sinna uue vahendi. Nii et see on siis ka selline väike võib-olla selline üldistus veel siia juurde. Kas on veel mingisuguseid küsimusi või mingisuguseid mõtteid äkki hoopistükkis nendelt, kes on selle materjali loonud, äkki midagi olulist tuli veel meelde, mida tahaks lisada? No, väga tore, ma näen, et Kersti kirjutab siin, et tema kindlasti on valmis seda kasutama, et siis ma julgustan teid ka selle poolest, et kindlasti jagage seda infot teistega, et ka teised leiaksid selle digiõpiku üles ja hakkaksid seda kasutama, sest ma arvan, et see teeb nii mõnegi õpetaja elu lihtsamaks, aga mis kõige tähtsam on see, et õpilased saavad siit inspiratsiooni ja natukene teise lähenemise alt nurga alt asju teha. Ja kuna need teemad on ikkagi kõik seotud erinevate õppeainetega või ka rakendatavad ja lõimitavad erinevate ainetega, siis seda saab kasutada tõesti nagu erinevates tundides erineval moel. Nii, et ma loodan siis, et sellest on tõesti kõigile kasu. Aitäh autoritele, kes esinesid. Ja kui teil on mingisuguseid mõtteid selles osas, siis võite ka julgelt need mõtted meie poole teele saata. Ja innustan teid siis seda kasutama ja soovin siis toredat digiõpiku kasutamist oma õpilastega. Aitäh teile kõigile! Kuulamast ja edu!